Tänane 6. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Rain Epler ja teemaks on, mis on peaministri suur plaan Eestile. Rain Epler, palun. Jaa, härra peaminister, kui me siin vaatame teie viimase aja, teie kogu selle perioodi, kui te olete peaminister olnud, väljaütlemisi ja tegevust, siis tekib selles mõttes tõsiseid küsimärke, et kui te siin, võtame näiteks energeetika teema, 7. veebruaril te räägite sellist juttu, et tuulele 20 aastaga makstav taastuvenergia tasu tarbimise eest on circa 2,6 miljardit eurot, madalamast hinnast saadav kasu samal ajal on 5 miljardit eurot, seega lihtne võrdlus, 1 euro paneme investeeringuna sisse, peaaegu 2 saame vastu. Siis nädalake või veidi rohkem hiljem teid Vikerraadios pinnitakse nende teie arvutuste teemal ja siis te niisuguse, ma ei oska öelda, kas elegantse või pigem vastupidi totra mõttega tulete sellest arvutusest eemale ja ütlete, et ärme elame selles numbrimaagias. Ja nüüd te olete üldse nagu Keldo siin just tunnike tagasi kinnitas jõudnud selleni, et seda meretuult sellises mahus ja sellisel kujul ikkagi ei ole vaja. Möödunud aasta augustist te rääkisite teemal, millest koosneb julgeolekumaks ja siis tsiteerin jälle teid, kui me soovime osta juurde moona ja kaitsevägi on hinnanud ümber oma vajadusi, siis me peame olema kindel riik. Lai julgeolekumaks on olemuselt kogu ühiskonda kattev, ta puudutab kõiki. See puudutab inimesi esimesest eurost tulumaksuga ja ettevõtteid, kus me maksame kasumeid. See on tähtajaline ja koos kärbetega. Nagu me nüüd teame, kärpeid ei ole tehtud ja moona osas on praegu seis selline, et ega ei saagi täpselt aru, kas siis on midagi hangitud või ei ole ja kui palju on hangitud ja nii edasi. Ja lisaks olete te nüüd jõudnud punkti, kus 2 3 julgeolekumaksu komponendist tuleks tühistada. Ma iseenesest olen selle poolt, et kui makse vähendada, aga mul on nagu mure ja küsimus selles osas, et te peaministrina käitute tegelikult ju nagu tuulelipp, et teil ei ole sellist suurt plaani, teil ei ole visiooni, kuhu Eesti peaks minema ja siis tuul puhub täna ühelt poolt, siis te arvate, et teeme nii ja homme teiselt poolt ja vastupidi, et minust see ei ole nagu ei kanna välja nagu peaministri rolli, et kas teil tegelikult on suur plaan, millele üksikotsused toetuda saaksid? Ja mis see plaan on? Jaa, aitäh. Ma saan aru, et teid väga huvitab minu suur plaan. Sellepärast tulite te täna tööle. See teeb mulle suurt rõõmu. Mina usun, et me suudame Eestist luua vabade kodanike riigi 21. sajandi moodsa, sellise, mis on innovatiivne, kus majandus kasvab, mis on kindlalt kaitstud. Sellist Eestit mina tahaksin ja mis puudutab maksusüsteemi muudatusi, mul on rõõm kuulda, et te neid toetate. Sest küsite, mis on vahepeal muutunud on ju see, et kui me tõstame kaitsekulutusi ja samal ajal õnneks saame ka Euroopa reeglitest hõlpu, siis me saame kaitsekulutusi teha kiiremini, mida me ka teeme. Me tõstame ju väga järsult oma kaitsekulutusi, et Eesti oleks paremini kaitstud. Majandus kasvaks, inimesed saaksid oma tulevikku ja peret siin planeerida. Ja samal ajal saame seda nii teha, nüüd kus majandus on kasvama hakanud, me loodetavasti oleme kasvanud tsükli alguses, on ettevõtlusel lihtsam ja inimeste tulumaksukoormus väiksem. Tõuseb ka tulumaksuvaba miinimum. Ma arvan, et me oleme päris sellise majanduslikus mõttes hea tsükli alguses. Kui ma vaatan ka ettevõtluse ja majandusvaldkonna tagasisidet, siis see on väga positiivne sellel olnud. Ja sõnum, mida oodatakse kindlasti, on julgeoleku kindlustamine. Eile valitsus tegi põhimõttelise otsuse tõsta kaitsekulutused järgmisel aastal vähemalt 5% SKT-st. Nii et veel kord kordan, loodan, et see teeb teile rõõmu. Minu ettekujutus Eestist on arenevast, innovatiivsest, moodsa tööstusega riigist, mis on kindlalt kaitstud, kui soovite, nagu Põhjamaine Iisrael või Lõuna-Korea, keda sõbrad teavad, kelle peale loota ja keda vaenlased kardavad. Aitäh! Suur tänu. Rain Epler, teil on täpsustav küsimus, palun. Jaa, aitäh. Kõigepealt ma tulen teie vastuse alguse juurde. Te ütlesite, ma ütleks väga kõnekalt, tahame Eestist luua vabade kodanike riigi, siis pidasite pausi ja lisasite sõna moodsa. Siin kui uudiseid lugeda, siis tundub, et te tahate tõesti sellist moodsat vabade kodanike riiki luua, aga igat vaba kodanikku jälgib kogu aeg mingi kaamera. Ja siis
mis selle teadmisega riik edasi teeb, see on ka jäänud selliseks küsitavaks, aga kindlasti see ei tundu nagu vabade kodanike riigi ehitamine, pigem sellise Hiina-laadse ülikontrolliva riigi ehitamine. Seda esiteks. Nüüd see 5% lubadus. See kõlab jällegi täpselt samamoodi pateetiliselt nagu möödunud aasta augustis teie jutt sellest, miks on vaja inimesi esimesest eurost maksustada, miks on vaja ettevõtete kasumeid maksustada ja nii edasi. Ja nüüd te olete jõudnud sinna, mida me tegelikult juba tookord teile selgitasime, et kui te majandust muudkui kägistate täiendavate maksutõusudega, siis teil raha juurde ei tule. Ja nüüd te siin täna meile räägite juba mitmendat korda, me oleme teinud ajaloolise otsuse, kaitsekulud tõusevad 5% peale. Aga kui teie senist tegevust vaadata, siis võib-olla te tulete homme sama sirge näoga ja ütlete, et te olete teinud teise ajaloolise otsuse, et ei tõuse 5% peale. Ja see jutt, mis te räägite, et majandus nüüd on läinud paremasse tsüklisse, minu arust olete te ise siin mitu korda rääkinud, et te nii võimekas ei ole, et te maailma ja Eesti majandust kuidagi mõjutada saate, et see ei ole teie plaan, see on nüüd see majandustsükkel, te loodate, et kuna naabrite juures on asi paremaks läinud, läheb Eestis ka, aga ikkagi, et mis see teie plaan on, et kas te plaanite nüüd kuidagi nagu stabiilsemaks muutuda peaministrina, et teil on plaan ja te peate sellest kinni või te jätkate sellise poliittehnoloogina, et mõtlete, et reiting ei tõusnud. Äkki siis ütleks 5 asemel 3 või ütleks, nagu siin ma vaatasin ajakirjandust, lugesin Läänemets ja Reinsalu ütlesid juba 6 või 7. Ma nüüd ootan, et kes esimesena 10 ütleb. Või teil on mingi ikkagi plaan, millele te üksikotsustes edaspidi plaanite toetuda ja siis seda Eestit kuhugi poole püüate viia? Aitäh. Aitäh. Eks see nii on. Ma saan aru, et teie maailmavaates moodne tähendab midagi kindlasti koledat. Hiina-alaseid küsimusi saate küsida kolleeg Mart Maastikult. Tema oskab teile kindlasti kiita ja asjatundlikult seda kirjeldada. Eestis, nagu te kirjeldasite, ei ole plaanis rajada tihedalt valvekaamerate võrgustikku, mis igat kodanikku jälgiks. Mina eeldan, et vabade kodanike riik siiski ka kaitseb vabadust. Seda esiteks. Teiseks, kaitsekulude puhul, jah, see on valitsuskabineti, julgeolekukabineti otsus ja ma saan loomulikult aru, et Lauri Läänemets ja Urmas Reinsalu püüavad olla vaimukad suvalisi numbreid öeldes, aga ma siiski ütleks seda, et valitsuskabinet tegi otsuse toetudes Kaitseväe juhataja nõuandele otsustada järgmise aasta riigieelarves tõsta kaitsekulud üle 5% või vähemalt 5%. Ja ma olen öelnud seda, ütlesin ka eile pressikonverentsil, et see number või see kulutuste määr võib minna isegi kõrgemaks. Nii et sellega tuleb arvestada, kui me tahame kiiresti teha selle, mida meil on vaja ja hankida selle, mida meil on vaja. Nii et see on see pilt, nii et ma soovitaks seda tõsiselt võtta ja see, mida ma ütlen, et mina arvan, et teiegi võiksite toetada. Ma saan aru, et sõna moodne teile kõlab väga kahtlaselt, aga moodne tööstus siiski on kõrgema lisandväärtusega. Moodsad tehnoloogiad aitavad toota rohkem. Sellised moodsa tööstusega riik, kus on kõrge innovatsiooni tase, needki on uued asjad, ma saan aru, et kahtlased, aga siiski. Need aitavad tõsta meie jõukust ja majanduskasv on siiski, ütleme nii, et statistika valdkonna mõõdetuna mitte ei ole kellegi selline enesetunde küsimus, nii et loodetavasti me oleme kasvu alguses. Ja kui te küsite neid asju, mida me saame teha, tõepoolest, ega Euribor lõppkokkuvõttes on ju suurem otsus kui Eesti valitsuse otsus. Mida me saame teha? Eile tuli kokku Eestis tippettevõtjatest kogunev nõukoda peaministri juurde, kes hakkab täiesti kavakindlalt vähendama erinevaid kontrolle, nõudeid, aruandlust ja selle kohta ka ettepanekuid tegema. Meil on igal teisel nädalal on majanduskabinet ja sinna ma neid ettepanekuid ootan. Ettevõtjatest Viljar Arakas seda juhib, Robert Kitt on aseesimees, seal on palju väga tõsiseid ettevõtjad väga erinevatelt erialadelt. Tööandjate keskliit annab sinna oma esindajad või täpsemalt juba on andnud. Samamoodi ootame kaubanduskojalt ja väikeettevõtjatelt oma esindajaid ka, nii et see on väga tõsine seltskond, kes aasta 1,5 jooksul teeb oma ettepanekud, kuidas erasektorist vaadates avalikku sektorit paremaks saada, nii et ma loodan sellest päris suurt kasu Eesti inimestele ja Eesti ettevõtjatele sündivat ja see on lihtsalt üks asi paljudest, muuhulgas nagu ettevõtete kasumimaksu kaotamine, seegi aitab ettevõtlust väga hoolega. Aitäh! Aitäh!
Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Mart Helme. Palun. Aitäh. No mul on hea meel, et Välisministeeriumi ametniku Sander Soone määratluse kohaselt Putini sabaraku Elon Muski ideed on ka Eestisse tee leidnud ja viljaka pinna teie poolt juhitava seltskonna plaanidesse juured ajanud sisse, et on vaja bürokraatiat väheneda. Ma muidugi natukene teie indu jahutaksin, et selleks on vaja Euroopa Liidust lahkuda, sest et sealt tuleb meil enam kui 80% kõikist nendest regulatsioonidest ja piirangutest ja bürokraatiast. Nii et mis te sellega ette kavatsete võtta, ma ei oska öelda. Et ei ole ilmselt võimalik ainult meil siin kogu seda bürokraatiat oma algatuslikult väheneda. Selleks on vaja väga põhimõttelisi otsuseid. Ja neid otsuseid teie valitsus kindlasti ei langeta, ei ole võimeline langetama juba puht ideoloogilise pimeduse tingimustes. Aga mu küsimus on see, et no jube popp on teie meelest rääkida kaitsekulude tõstmisest. Ma arvan, et tegelikult Eesti rahvale ei ole see sugu nii popp teema, kui te ette kujutate, sest kõik saavad aru, et see tuleb nende heaolu arvelt. Aga küsimus on see, regionaalpoliitikat ei ole, õiget energeetikapoliitikat ei ole, demograafilisi toetusmehhanisme ei ole. Vastupidi, inimeste pered sissetulekute ja pere toimetuleku ja huvialaringide ja kõige selle rahade maha kärpimise tulemusel on kindlasti väga negatiivsed tagajärjed meie sündivusele. Et keda te siis lõpuks kaitsma hakkate? Neid ätikesi, mutikesi, kes elavad veel kusagil, kuna neil kuskile minna enam ei ole, vanades kolhoosi keskustes, lagunevates majades, või siis Ukraina ja Vene ja muude niisuguste veel demograafiliselt jõulisemate piirkondade Eestisse ümber asunud inimesi, et keda te kaitsma hakkate, kui teil puudub tegelikult visioon Eestist kui rahvusriigist ja eestlaste kui rahvuse püsimisest. Et on teil sellekohane visioon olemas? Me siin grillisime teid esmaspäeval arupärimisega demograafia teemal ja mingit visiooni teie poolt ei tulnud. Vastupidi, me kuulsime, et teie meelest on kõik kõige paremas korras. Polegi vaja midagi teha. Mis sellest, et lapsi ei sünni? Kestlik kahanemine. Aga tegelikult 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, kindlates kätes, keda te kaitsete? Aitäh. Härra peaminister, palun. Ma kirjutan selle üles, see on nii hea lause. Keda te kaitsete? Eesti rahvast, et oleks klaar, härra Mart Helme. Seda esiteks. Teiseks, kõik need küsimused ja see tiraad oli äärmist vaimukas. Et kõigepealt tuleb Euroopa Liidust lahkuda. Mul on meeles, et te lubasite Euroopa Liidust lahkumise toetusrühma moodustada. Seda ei ole seniseks moodustatud. Mulle tundus, et te lubasite, andsite valimislubaduse Euroopa Liidust lahkuda EKRE poolt, aga taganesite sellest lubadusest. Ärge siis häbenege, et kui teil on plaan Euroopa Liidust lahkuda, siis andke teada. Siis te ütlesite, et neid otsused ideoloogilise pimedusega, kui ma sain õigesti kiiruga kirja, pimedusega löödud valitsus ei tee. Õige. Minu valitsus ei lahku Euroopa Liidust. Ja tõepoolest, selles me kokkuleppele ei saa. Ma saan aru, et teie soov on Euroopa Liidust Eesti välja viia. Mina sellest teiega nõus ei ole. Mina ei toeta Eesti lahkumist Euroopa Liidust, nagu teie. Te võite selle toetusrühma teha ja seda välja pakkuda. Kui tahate, mina seda ei toeta. Nii, siis kaitsekulud. Te ütlete, et kaitsekulude tõstmist Eesti inimesed ei toeta. Mina arvan, et toetus riigikaitsele on väga kõrge. Ma jään teiega eriarvamusele selleski küsimuses, andke andeks. Kaitsekulude tõstmine on vajalik selleks, et meil oleks seesama üks armas ja meie oma Eesti. Kui me ei tõsta kaitsekulutusi ja me ei panusta sellesse, siis me arutame kõiki muid asju, aga mitte seda, mida me tahame eesti keeles ja Eesti parlamendis Eesti esindajatena. Seetõttu ma soovitan pigem toetada kaitsekulude tõstmist ja mul on kahju, et üritate rääkida, et see justkui käiks heaolu arvelt. Iseseisvus on absoluut, see ei ole kaubeldav. Ma loodan, et te saate sellest ühel päeval aru. Siis ütlesite, et pole regionaalpoliitikat, energeetikapoliitikat, demograafiapoliitikat. Lastetoetused, kui te panite tähele, on Eestist peaaegu 2,2% SKP-st. Eesti on üks kõrgemaid lastetoetustega riike. Energeetika puhul, jah, debatt käib sotsiaaldemokraatidele armsa meretuuleparkide üle, tuumajaama eriplaneering tuleb, maismaatuulikud tulevad, te võite nende vastu võidelda ja päikseparkide vastu.
reservis on põlevkivijaamad, gaasijaamu tuleb juurde. Eestil on energeetikapoliitika täiesti kenasti olemas, ükskõik mis mulje te soovite luua. Regionaalpoliitika puhul, siin tuleb sotsiaaldemokraatidele teha kompliment. Selle eest nad valitsuses seisid. Me oleme kokku leppinud, et teatud hulk investeeringuid suunatakse Tallinnast väljapoole kuldsest ringist. Peaksite sedagi tegema. Nii et kui te lõppu küsisite, keda te kaitsete, siis mina kaitsen vaba Eestit, Eesti rahvast, nii palju kui minu võimuses on, ei kavatse Euroopa Liidust lahkuda, ükskõik kui ilusti te meelitaksite või kõvasti kärgiksite. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetan tänase 6. küsimuse käsitlemise.